Nii, aga meil on külalised stuudiosse sisenenud, jah? Ja meil on stuudiosse sisenenud külalised ja muidugi meie tänased külalised on kõik seotud spordiga. Ja mul ongi siis hea meel anda informatsiooni kõikidele, kes on siin näiteks Raio Piirojale hoidnud põhjalt, siis Raio on teinud täna suurepärase tulemuse 2:59:32 jalgpalluri kohta on see nagu, ütleme ikka väga kiire tulemus. Ta on harjunud tegema sporti ühest äärest teise, võib-olla seal kaitses ka natukene jalaga toksima ja jalga taha panema, aga nüüd siis tuli nagu järjest panna ja konkreetselt hullu panna. Et selles mõttes on ikka päris kihvt see asi. Aga meil on veel üks mees stuudios ja spordimees stuudios, kes, ma julgen öelda ja kasutada väljendit, et nagu hull spordimees. Täitsa hull. Ja, et ta on endiselt veel higine ka, jah? Väga tore. Ma vaatan kohe aja sul ka üle, mis siis nagu oli 3:04:15. Martti Medar, tere tulemast, värske Guinessi rekordi mees, ma julgen nii öelda, on see õige? On niimoodi, täpselt, tere tulemast. Ja tead, meil on siin igal aastal on see jooksuraadio olnud ja viimasel 2 aastal on tänu, ütleme siis korvpalli toetajale ja videomehele Reigo Kimmelile meil olnud võimalus siin tervitada siis esimeste hulgas ka Guinessi rekordi mehi. Sa mäletad möödunud aastat, Joosep käis, tegi rekordi, kuidas enesetunne selle järel sul oli? Sa olid ju ka rajal siis? Mina olin samuti rajal. Koos olla siis ma tundsin natuke kadedust, sellepärast et ma arvasin, et see rekord, mis ta tegi, oli ikkagi väga hea aeg, aga ma teadsin ikkagi, et ju ma siis olin lihtsalt natuke noor ja vähe trenni teinud, et ma teadsin, et see on mulle kindlasti võimete kohane, et ma nüüd see aasta lihtsalt keskendusin sellele rohkem, tegin korralikult trenni, ettevalmistus oli suurepärane ja tänu headele sponsoritele sain taastumist ja head toitumist enne võistlust, nii et kõik sujus võistluse ajal väga hästi ja finišisirgel nagu laps kommipoodi jooksin, täiesti ebareaalne tunne. Hästi öeldud. Ja kas enne, ütleme niimoodi, et kas enne seda tänast maratondistantsi sa tegid ainult trenni koos palliga? Ütleme niimoodi, et viimased 2 nädalat mööda kergeliiklust teed võtsin lihtsalt palli kaasa ja harjusin rahulikult palliga, et palliga saaks sõbraks, selles mõttes nagu ma ringvaatel ütlesin samuti, et jooksmine minu jaoks raske ei ole, palli põrgatamine samamoodi, aga kõik mõlemad asjad kokku ikkagi, et on raske ja katsumust väärt, eriti siis, kui tuleb haamer ja hakkab raskus pihta. No sa tuled hetkel sellest jooksust alles välja ja siin me näeme koha peal, et see rääkimine ei ole üleüldse nii kerge, aga sa olid enne ka maratondistantsil nagu käinud, kas nüüd on see sinu isiklik rekord ja kohe koos palliga? Minul on see nüüd kokku 3. maraton ja ka kolmas maraton koos korvpalliga, et mina olen siis, jooksin nii eelmine aasta kui üle-eelmine aasta ka, et eks see aasta ma olin palju targem ja võtsin ilusti 3 tunni tempomeest järgi kuni 34 kilomeetrini hoidsin ilusti järgi ja siis nägin, et vaikselt jään maha. Aga järgisin kogu aeg kella ja teadsin, et ma olen ilusti graafikus, tuleb lihtsalt tulla rahulikult lõpuni. Ma küsiks ühe tehnilise küsimuse või kuidas sul õnnestub see distants palliga läbida nii, et kas need kõrvaljooksjad ja segama ei hakka, et kuidas ta selles suhtes on, kas nõuab mingit eraldi keskendumist siin? Trennis on ju lihtsam, on ju, sul ei ole seal rahvast ümber, aga kuidas siin oli? No eks nad ikkagi austasid ja selles teadsid, mille järgi ma ikkagi siin võistlema tulin ja ikkagi 10 aastat korvpallitrenni on ka tehtud, et selles mõttes põrgatamine on minu jaoks ikkagi väga loomulik ja inimesed muidugi imestavad, et kuidas see võimalik on, aga... No muidugi meelesta mass on ümber ja kõik ja... Aga 1000 inimesed ümberringi ja siis üks konkreetselt hull on palliga. Mis sul viga on, küsitakse selle peale? Küsiti küll, aga mõned inimesed on positiivselt olnud, ei ole siin midagi. Tuleb oma turvamehed kaasa võtta, kes hoiavad rahvast eemal. Järgmine aasta... Tänan eriti oma sõpra Sten Mark Virot, kes siis
terve distantsi sõitis rattaga mu kõrval ja vajadusel andis siis vett kui ka siis shake'is olevat jooki. Ilma abilisteta ei tule see asi kõne allagi. Tema oli nii mu moraalne tugi ka ja muidugi tänud Margus Pirksaarele, kes 3 tunni tempos aitas mul vedada. Marti, eelmisel aastal Joosep jooksis hea tulemuse, tundis elust rõõmu, säras, võttis vastu tunnustuse, käis, andis intervjuusid nagu täna sina siin. Mis on su suurim hirm nüüd, kui järgmise nädalavahetusel joostakse järgmised maratonid? Kas sa kardad, et rekord läheb käest? Ütleme niimoodi, et ma arvan, et see rekord ikkagi ei ole veel nii kõva aja, et ma arvan, et see kindlasti tehakse üle. Aga kuna ikkagi see aktsioon ikkagi täna võeti ette, siis ma ikkagi tahtsin täna ikkagi selle rekordi ära teha ja praegu ma saan öelda, et ma olen maailmas ikkagi hetkel kõige kiirem mees, kes on sellise aktsiooni läbi teinud ja loodan, et see võimalikult kaua jääb püsima. Sa ei kujuta ette, kui hea meel on meile, et sa jõudsid ka siit läbi astuda veel. Me lubame sul nüüd minna siis lõpuks ka sellest maratonist taastuma ja edu ja vajadusel nüüd, kui järgmisel aastal jälle tuled, siis me ootame sind jälle tagasi. Suur tänu, ma ütlen ühe asja lõppu. Kuna Kool D on ka siin, siis ma pean seda ikkagi mainima, et minu ettevalmistusel väga suur osa on ka räppmuusikal. Suur agressiivne räpp, et kui on kaks tüüpi inimesi, üks on, kes vaikselt rahulikult valmistub, siis mina olen ikkagi siuke, kes ajab ikkagi vere käima ja korraliku emotsioone püsti, et selle pealt. No vot, siin on ehe tõestus, et hip-hop muusika, räppmuusika aitab kaasa. Absoluutselt. Me oleme sellest rääkinud. Martti Medar, aitäh sulle, värskelt Guinessi rekordi võitnud mees 3:04:15 ja seda koos korvpalliga. Sky Plus soovib sulle ja kogu tiimile tulevikuks edu. Suur tänu, aitäh. Vaktsineeri nakkusliku vingumise vastu. Eesti kõige positiivsem raadio.